Politsei ja teadete kohaselt visati granaat Hadera linnas Tel Avivist põhja pool asuvasse Japanica sushi restorani. Tegemist on viimase näitega organiseeritud kuritegevuse rünnakust selle populaarse keti vastu. Usu või mitte, selles rünnakus keegi vigastada ei saanud, kuid see on muutunud ilmseks mustriks. Viimastel nädalatel on see sushi-kett saanud granaadi ja tulistamisrünnakute ohvriks mitmes kohas üle kogu riigi, mis näib olevat osa jätkuvast jõugusõjast. Hoolimata pidevast terrorirünnakute ohust ütleb politsei siiski taas, et seda rünnakut ei uurita kui kriminaalasja. Ma tahan, et meie külalised sellest aru saaksid. Nüüd meiega on stuudios liitunud Owen Alterman, meie vanem korrespondent. Owen, me tahame kohe küsida, milles asi on, miks rünnatakse Japanicasi? See on seotud kahe kuritegeliku perekonna vahelise võitlusega. David, üks juudi, teine araabia. Musli perekond, juudi, druusi perekond, araabia. Aga tegelikult ei ole asi rahvuses. See on võitlus raha pärast. Võitlus raha pärast ühe perekonna ja teise vahel. Mõned druusi perekonnast, kes on just koduaresti vabastatud ja musli perekond pole sellega rahul väidetavalt ning sihivad neid Japanica haarusid veidi sürreaalsel viisil. Jah, kummaline. Peaaegu koomiline hetk, kuigi ilmselgelt pole üldse naljakas, et see juhtub. Ja sel juhul, David, umbes kell 4:20 hommikul kohaliku aja järgi elamukompleksi lähedal, kus inimesed elavad. Õige, ärid ei ole veel avatud, kuid korterites elavad inimesed. Ja sellise sündmuse toimumine pidi olema toimub väljaspool tööaega. Nendele inimestele, kes seal elavad. Tead, natuke hirmu, mitte ohvreid, mitte otseselt kedagi sihtides, aga sellega saadetakse sõnu. Õige, ma mõtlen, et see oli suunatud ärile kell 4:20 hommikul. Ilmselgelt ei tahetud inimesi vigastada ega tappa, vaid saata ühelt perekonnalt teisele sõnum. Aga see ei ole esimene kord. Nagu sa mainisid, on mitmeid Japanica filiaale sihikule võetud. See konkreetne ei olnud veel avatud, see oli alles ehitamisel. Aga igal juhul politsei pole seda siiani suutnud lahendada, pole suutnud seda peatada. Meie heebreakeelse sõsarkanali andmetel on olemas grupid, kus 4 inimest lähevad kohale ja neil on ülesandeks neid tegusid kettide vastu toime panna. Miks just ketid? Nad on seotud Barack Abramoviga, kes on muu hulgas Beitar Jeruusalemma jalgpalliklubi omanik ja arvatakse, tal on sidemed Jerushi perekonnaga, mida ta ise eitab, aga igal juhul see on selles allilmas. See on tume maailm. See on erakordne seletus, miks ühe sushi-keti filiaale sihikule võetakse. Aga nagu sa tead, see teema kogub hoogu heebreakeelses meedias. Vägivaldsed kuriteod, eriti kui need toimuvad araabia kogukonnas, kuid mitte ainult, on olnud osa kajastusest ja rõhuasetusest heebreakeelses meedias. Hoolimata sellest, et avalik päevakord on alates 7. oktoobrist olnud tihe. Ja see lugu, kuna see on nii värvikas, saab veelgi rohkem kajastust. Kuid vägivaldsete kuritegude teema on miski, mis teeb avalikkusele muret ja mängib mingit rolli. Ma ei taha seda üle tähtsustada, aga sellel on teatud roll ka valimiskampaanias. Jah, ma arvan, et me näeme seda kindlasti esile kerkimas. Inimesed on väga mures selle pärast, et need organisatsioonid tegutsevad Iisraelis kontrollimatult ja loomulikult ka selle vägivalla pärast, mis sellega kaasneb. Owen Alterman, aitäh, et täna stuudios meiega liitusite.